Tegid vastasele kingituse? Tegin jah, teen tal T-särgi ja Eesti komme ja mingi seljakoti väikse. Väga nice. Brasiiliast tuleb ju. Kaugelt maalt. Läheb pool tühjade kätega, siis vähemalt 2 pihku on täis. No. Lisaks sellele, et lõpus natuke lõuatäie saab, siis vähemalt ei lähe tühjade. Sellest me räägime pärast, siis kui asi on tehtud. Praegu üldse ei tahagi rääkida. Mida sa siin hakkad jälle? Vaatasid silma kaalumisel mehele, mis siis arvamus? Muutus midagi või kõik on sama? No kõik on sama, et mees on kogenud ja polegi, pilk oli tal paigas ja mis seal ikka on. Pikka juttu ei teegi, jätame su siia rahulikult keskenduma. Palju edu sulle täna, Timka, ja loodame, et see karjäär lõpeb ägedalt. Palju edu! No, peab lõppema, on ju. Aitäh! Uus! Dmitri Ivanov, tänaseks on sinu selle elu matsid peetud. Milliste emotsioonidega tuled kuurist ära? Emotsioonid on ikkagi positiivsed. Füüsiliselt väsinuna. Et peaaegu läks nii, nagu oma vaimusilmas ette kujutasin. Võidu sain ära, tegelikult hing oleks tahtnud ta noki ikka lüüa. Aga noh, jõudis nii pidi minema, et viimane matš ja suur kogemus, 3 raundi siukse vastase vastu. Jah, ma usun, et ma üllatasin ennast kõvasti. Sina matši üle ei otsusta. Marcelo, su vastane, oli natuke pettunud selles otsuses. Mis sina ütled selle kohta? Mina ütlen, et alati, kes kaotab, see pettub otsuses. Et see on ju paratamatus, et meie otsused ei tee, meie võitleme. Mina ka ei näinud, kes mis punkte sealt kokku korjas on ju, et noh, juhis kohtunik nii nägi ja tänu Jumala vist mina teisi sekund jälle võidu ära. Ma tegin endale märkmeid, et esimene raund oli üsna võrdne, 50-50. Teine raund, sina domineerisid püsti, ilusad low kickid. 3. raundis korralik löökide vahetus mõlemalt poolt, lõpus Marcelo takedown, aga said sealt välja, ehk siis neutraliseerisid selle takedowni. Äge, emotsioon, rahvas elas sulle kaasa, see on see, mille nimel me elame. Mul tundub jah, et selle nimel me elame, et jõudu jäi mul vist lõpus natuke rohkem üle kui Marcelole, et kui ma sealt talle välja sain, enda pealt minema viskasin, siis eks näha oli, et ta oli väsinud. Aga ta oli ikka väga range, ma räägin sulle, et ta oli väga tugev. 45-aastase kohta väga heas vormis ja elas kõik need 3 raundid üle, et kui 3. raund hakkas, siis ma olin oma mõtetes see, et ma tahaks sulle öelda nurgas praegu, Timka, see on sinu elu viimane 5 minutit. Pane nüüd kõik sisse. Kas sa ise mõtlesid korra selle peale, et see on minu elu viimased 5 minutit, kus ma pean võitlema kellegiga puuris? Austus mul oli esimesest raundist peale, käis mingi klõps ära ja tahtsin minna niimoodi, et no stop. Ja nii ma läksin ja raundi vahel taastusin hästi ära. Need olid minu puuri võitlus, ütleme siis viimased raundid. Sul oli viimati fight 4 aastat tagasi. Kas oli tunda ka, et on selline pikk vahe olnud? Öeldan ausalt, et ei olnud. Et ma oskasin ennast 4 kuud päris hästi ennast nagu sinna ringi mõelda. Ja oma peas ma mängisin hästi palju seda olukorda läbi ja kui ma täna sinna sisse läksin, see oli täpselt tunne, nagu ma just olin eile seal. Tänaseks on kindad varna riputatud. Milline näeb su tavaline päev nüüd välja? Mis muutub su elus? Mitte midagi, sporti teeme edasi ja on järgmine spordi alla, mille peale ma tahan rohkem nagu keskenduda ja mitte nagu võib-olla nii palju teha seda boksi ja kõike segamini, et võtta mingi üks suund ja lihtsalt teha seda lõbu pärast ja nautida. Tiima, ma tean, et võitlemine on osa sinust, võitleja hing on osa sinust. Ma loodan, et sa oled seda teekonda nautinud ja ma tean, et Eesti vabavõitlus ja kõik fännid on seda nautinud. Väga raske on alahinnata seda panust, mis sa oled oma energiaga ja oma entusiasmiga sellesse Eesti vabavõitluse skeenesse andnud, nii et aitäh sulle! Panid ilusti kindad lõpus maha, tegid väikse vikingi möire, mõned kätekõverdused, väike show ka, väga äge. Timka, päriselt aitäh sulle nende emotsioonide eest tänasel õhtul ja üldse sinu karjääri jooksul. Oled vägev vend, aitäh sulle! Aitäh teile! Aitäh sulle! Aitäh. Let's go! Let's go! Šaaba!